tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. We're living, you and I. We touch the sky and we ignite. Yeah, when we come alive. When we come alive. Suured, need on nii tugevad puud, need karripuud, et need on tugevamad kui tamm. Oleneme Diamond Tree Lookout'is, ehk siis Diamond Tree org on see, kus me oleme. Ja siit ronisime tipa-tapa mööda redelit üles. Ja nüüd oleme siin puu otsas. Siit kaugemalt võib-olla natuke näeb alla ka. Veits, kui telefon ära ei kukku, mul käsi sellepärast täriseb, et kurat, see telefon laseb jalga kohe. Vaat, siuke koht. Siit saab näha igale poole, kaugele ja lähedale. Väga ei näe. Kui ma võtan kõrgusest viimast. Vaata, kas saad selle luku lahti konkida? Siis saad öelda, et saad kõige kõrgemaga. Pauli säärest sisse tuli. Ei saa, ära tule veel. Üks papi tuleb ees. Ei ole kohe sinuni. Naudin. Sealt alt inimesed tulevad. On mingit treppi. Mingi ronimine käib, no maja tuleb. Alla, küll laske kella seda vaadata. Jaa, kindlasti. Vaatasin kogu aeg, vaatasin mingit, alguses läksin juurde, mingit hakkasin jalga vaatama igaks juhuks. Vaatan nagu topelttäppi tegin ära. Kas on redel olnud? Maja. Peaaegu oled kohal juba. Oh, väga hea. Vaata üles uuesti, rindadele on väga hea vaade. Päris hea on. See läheb YouTube'iga. Sellega ma hakkan raha teenima YouTube'is. Korra saitid. Jah. Tule, ära karda. Reaalselt maani ongi 50 meetrit oli see kõrguse. Karrid kasvavad umbes 80 kuni mingi 110 meetri kõrguseks vist. Ma ei usu, et see on mingi... Nad ütles, et 50 seal on. Olla küll. Älestus näeb. Ei, see mitään. Oi, hyvä! Mõtlesin, sul timer oli tegi tõtt. Kaua aega läks? Kaua ühel blondil aega läheb, et üles sulle? Wow, Really? Tick move. Ma lükkasin lihtsalt masina käima ja siis ühe kaupa niimoodi. Väga tubli. Oh. Nüüd on siis näha see videost. Sealt tuleb üles, sealt tuleb üks perse ja mulle juba vastu nüüd. Tasab siia alla minema. Ühe käega on veits keeruline, aga eks ma põhimõtteliselt teen jah Skype'in praegu. Sorry, my bad, I'm sending a tweet. Sorry? Yeah, I can step on this one, I guess. I don't know if you can. Yeah, if you fit. Ärge tulge. Ja nüüd oleme selles kohas nagu Treetop Walk, ehk siis hakkame kõndima puude otsas. Sealt lähevad 2 poissi puude otsa. Teised on juba kaugemal. Ja siis niimoodi ongi nüüd, kogu see tee läheb puude otsa. Jaa! Kuulge, te täiega ilus, väga kaunis. Te täiega hüppate juba. Ja meil on ka lugemishuviline Maja seal, kes kõik lektüürid läbi loeb. Look, Mom, no hands! Veits on kõrge. Siin vist juba on samamoodi 50 meetrit või? Tuleb ära või?
päris huvitav. Mingi vaade ka kuskile või? Mingid mered ja asjad paistavad siit nurgast. Alla on päris hea. Just nii ei näe. Niimoodi näeb paremini. Mine proovi kõndida siin toru peal. Ma mõtlesin, et selle külge võiks kinni hüpata ju. Seda siit kukkuda oleks päris hea. Martin, kõik hästi või? Kõige paremini. Ta jumala chillib, siit tal pole häda midagi. Näed, siit saab puud siit alla. Sõbrakas. Nöör oli küljes puul või? Jaa. Oi, sealt paistab mingi äge mägi. Tagant, oota, kust? Sealt. Martis on 4. Päike juba huujub. Sealt. Kuule, jääme laagrivatsingutega pimedale veits, aga... Palju on? 40 ainult. Red triangle trees. Saad pildi ka kaua. Noh, ääretage. See kõik. Kuidas alla vaadata on? Alla on lahe. Ma olen näost nii valge selle pildiga. Safety tiimi. Mina või? Kõik on käes. Mul koledaid nurkasid ei olegi. Siin on vapsi emadan nüüd. Veits veel. Ta kujutab kõigest endale ette seda. See on jah. Käbikeha. Ei tööta õieti. Siit võiks bensihüpet küll teha juba. See on nii lühike. Turvaliselt maas. Mis see on? Treat our tingles with respect. They have sensitive roots. Siuke puu. No peaaegu sama lai kui mina, kui praegu pildi pealt vaadata. Aga veits pikem. Küll oled sina ikka kiiva. Sorry, Mihkel, sa oled paksem. Tegite kõik need videod. Annavad flavorit. Flavor. Siin on üks maha saetud. Ma võin ühe viilu võtta. Igaüks võtab viilu. Viilupuit. No sellel värske oks kasvab kõrval. Et nii puup. 600 meetrit. 20 minti. Jääb graafikusse küll. Kui te rohkem ei loe. Peale puude otsas kõndimist liikusime edasi siis kõrvale selle alale, kus oli hiiglaste org ehk siis Austraalia suurimate puudega väike jalutusrada. Kuule jah, see võib julmalt lõigata. Selle taime nimi on siin mingisugune mõõkhein. Pidavat nii terav olema, et võib kenasti katki lõigata. Kui käega tunned, siis on päris terav. Mis te vaatame, ma teen loodussaadet. Loodussaadet. Ma teen sulle õhtul loodussaadet. Okei. Challenge accepted. Üks vahvi.
Te teete seal siis oleks pidanud olema. Do it like Mama Surrets, do it like you're doing in Discovery Channel. issand Here we go now. Kahekestel telgis. Oravaid ei ela siin. Vist mitte. Timo on hästi asjaliku näoga siin. Nii asjalik ongi. Siin turistid pildistavad auku. Pildistame ka. Auk. Kuu sees on auk. Mihkel käis üle august. Pildi peal on selline. Kui vaatad päriselt. Siuke see reklaam on, et see marketing, vaata. Aga see on hea pesa ju. Timo saab siia tuttu minna. Selles jah, mis nii telkida onju. Igal ühel oma kobas. Panen õhtul kuradi tekki uksed. Siin on üks vähe suurem kobas. Vaata näoga puu. Nina on suht suur ja jube. Ja puuvõre vahel on päris sügav kobas. Vanaema puu on selle puu nimi. Päris pikk teine. Tegu on siis Tingelehka tõlkes kõdipuudega, mis on Austraalias siis suurimad jämedamad puud. Siis nad ütlevad, et me ei või nende juurte peal tatsata. Siis juba puule trossid külge sinna ja... Siin on suur kobas. See puu, see ei hoia ennast ise püsti ju. Ja trossid on jah. Veits on seest tühi ka. Ega trossid püsti ei ole. Kõrgustesse. Hiljem muidugi õppisime, et puudele pandigi tuli otsa selleks, et päästa teda samblikust või mingisugust hallitusest, mis teda juurtel kasvama hakkas. Hallitus hävines ära, aga puud jäid siiski elama. Siin taga on üks täiesti ära põlenud puu, mis on siis, kui näha, et üles läheb välja ja siis oksad kasvavad jälle, nii-öelda värsked oksad kasvavad edasi nii-öelda surnud tüvest. Ja siin kirjas on, et alati põleb neid puid maha, aga need puud on vapred ja elavad edasi vaid õhukese kihiga nii-öelda kudedega, mis siis, või mis iganes puiduga, mis on siis, ühendab tippu ja maad. Et pole üldsegi probleem, et kogu puu maha põleb. Siin on teine näide. Samamoodi ära põlenud. Kui oksad kasvavad, siis ohvalt kuskilt teist reest edasi. Vaata, selle puu jupp on siia kukkunud. Seest on põlend. Aga väljast kasvab siis nii-öelda väljast kiht uued puud. See video juba järgmisest osast, kus me suudume siis Stirlingu mäeaheliku poole. Järgmises osas näete 3 päeva korraga, kuna üks päev nendest ei olnud kuigi sisutihe. Siiski oli päev kasuks ja reis liikus ikka edasi ida poole.